Mis toimub? Räägi meile. Mis toimub või? Ma ei tea, oleme siin kusagil. Vaata, kuhu me läheme nüüd? See on Korfu saar. Okei. Nüüd ongi või? Jaa. Kui te arvate, et pardale saamiseks on vaja siin piletit, siis te eksite rängalt. Pardale saamiseks on vaja negatiivset COVID-testi või vaktsineerimise tunnistust. Korfu saar on Joonia mere saartest kõige põhjapoolsem ning suuruselt võiks teda võrrelda Hiiumaaga. Umbes 3/4 Hiiumaa suurust. Elab siin 100 000 inimest ning kõige kõrgem tipp on peaaegu kilomeeter Pantokraatos, mis jääb siia minu selja taha. Auto on käes. Auto on suhteliselt vana ja päevi näinud. Liiklus on kaootiline. Kuigi sõidetud saab. Distants on 30 kilomeetrit, kuhu me sõidame. Eeldatav kohale jõudmise aeg on 1 tund. Jõudsime randa. Väljas on 37 kraadi. Telefon ütleb meile, et see tundub nagu 48. Liigume eemale suuremast rannamilust Poolsaare tipu poole. Päris kihvt mets on siin. Asi läheb ekstreemsemaks. Tuleb välja, et siin on ka maduussid. Ma täpselt ei tea, kas siin on mürkmadusi. Väga mürgised vist ei tohiks olla, et umbes mingi rästiku sarnased. Aga ei tea ka täpselt. Eks siis näeb, kui salvata saame. Ja me leidsime salajase ranna. Nii, räägi, kuidas vesi on? Soolane. Nii, mu selja taga on meie ööbimiskoht. Tundub päris hea. Aga siia tõi reaalselt mägi, mis on 45 kraadise nurga all. Ja siit tuli üles sõita. See on tupik tänav ja ma ei tea, kuidas ma siit homme alla saan tagurdades ilmselt. Tauri, räägi meile, mis tunded sind valdavad? Mul ei ole tundeid. On ainult tujud. Mis asja? Tahaks lihtsalt nagu magada. Ma tulin puhkusele, eks ole. Ma ei saa isegi puhata, sest ma pean käima igal pool. Kogu aeg reisima. Linn on siis Kassiopi. Ja tegemist on siukse küllaltki tavalise turistikaga. Jube palju on restorane, hotelle. Mere taga paistab meil Albaania. See on väga halb. Telefon üritab pidevalt Albaania võrku ning kasutab Albaania netti.